Nüüd süüdistavad nad valgeid mehi islami võimu haaramises. Ja kui ma ütlen nad, siis ma mõtlen liberaalseid naisi, kes kuidagi suudavad end pidevalt ületada ja tõestada, et nad on kõige rumalam inimrühm planeedil Maa. Ma mõtlen, et mõnikord ma tõesti ei suuda uskuda, et see, mida ma internetis näen, on päris. Teid ootab ees tõeline idiootsuste paraad. Mul hakkab sellest tõesti kõrini saama. Ma olen tõesti väsinud sellest, et pean end ikka ja jälle kordama. Millest sul kõrini on? Mida sa pead ikka ja jälle kordama? Mul on tunne, et sa ei pea midagi kordama. Sa võiksid lihtsalt öelda vaiki. Aga laseme sul endal piinlikkust tunda. Täna toimus Berliinis rünnak. Kaubik sõitis läbi rahvahulga, kes tähistas iga-aastast Berliini Pride'i paraadi. See on tohutu paraad, üks suurimaid. Ja nad vigastasid, ma arvan, et selle video tegemise hetkel, see võib muutuda. 17 inimest sai vigastada ja üks inimene on surnud. Nii et üks inimene on surnud geiparaadil Berliinis. 17 inimest on vigastatud ja sa tunned selle pärast pettumust. Muidugi tunned sa selle pärast pettumust, sest see on hullumeelne. Ja miks inimesed tahaksid toime panna terrorirünnakuid? Ja sa räägid meile muidugi, kes need inimesed on, kes seda terrorirünnakut korraldavad, eks? Ja et nemad ongi probleem, eks? Loomulikult, eks? See on ju loogiline, eks? Olgu, see on alles värske uudis. Selle loo käigus tulevad kindlasti välja uued asjaolud ja olukord muutub, tead, see on tavaline. Nii et kahtlusalune on islami äärmuslane. See on see. Olgu, muidugi on see islami äärmuslane. Sa ei pidanud mulle seda isegi ütlema. Ma oleksin selle sõna otseses mõttes ära arvanud juba sellest, et tegemist on terrorirünnakuga geiparaadil. Ma mõtlen, kutsu mind hulluks, kutsu mind geeniuseks, kutsu mind kuidas tahad. Mul kipub olema oskus neid asju ära tunda. See on lihtsalt tugev naiselik intuitsioon, midagi, mis sul ilmselgelt puudub. Olgu, kas ülejäänud video räägibki sellest, kuidas sa paljastad islamiste, kes sündavad geisid? Ma mõtlen, sul on roosad juuksed, nii et sa pead nendega kuidagi seotud olema. Nad on praegu kahtlusalused. Nii ma lugesin, olgu. Ma ei hakka kogu moslemi elanikkonna kohta midagi ütlema selle ühe inimese tegude põhjal. Sest see on ju ainult üks inimene, eks. See ei juhtu tihti. Ma mõtlen, me ei saa ju andmeid vaadata ja seostada terrorismi islami äärmususega. Ei. See on lihtsalt see üksik hunt inimesed. See on lihtsalt üksik hunt. Aga mida ma võin öelda on see, et need, kes selle üle rõõmustasid, olid kõik valged mehed, noored valged mehed, kelle profiilidel olid ristid, sest me kõik oleme seda näinud. Me kõik oleme näinud, kuidas te reageerite geide suhtes ja kuidas te neile pidevalt halba soovite. Mu videote all on pidevalt vaenu, eriti kui jutt käib transinimestest. Üks hetk. Sa ütled mulle, et islamist pani just toime terrorirünnaku geide vastu. Olgu. Tema on see, kes paneb toime terrorirünnaku ja sul on probleem nende inimestega internetis, keda see lihtsalt ei üllata. Ja ma ei tea, millistest valgetest meestest ristidega sa räägid. See on see grupp, kellega sul on probleem. Need tavalised valged mehed. Kas sa üritad öelda, et need valged mehed ristidega on need, kes mõjutavad islamiste vihkama geisid? Sest kui sa oled mu sõber, siis oled sa tõeline mõtteakrobaat. See on tegelikult üsna muljetavaldav. Sa ei kavatse peituda järjekordse patuoinaks tehtud rühma taha ja teeselda, et nemad on tegelikult need vägivaldsed, kui see oled sina. Sul on täpselt samad uskumused nagu sellel mehel, kes selle rünnaku toime pani. Vabandust. Kas nemad olid need, kes terrorirünnaku toime panid? Või olid nad need, kes sellest internetis rääkisid? Sest sõnavabadus tähendab, et sa võid internetis kõigest rääkida. Võib-olla on loo vägivaldsed tegelased need, kes vägivalla teo toime panid, mitte need, kes seda internetis sellitasid. Kas sa oled sellele mõelnud? Kas sa oled sellele mõelnud? Tark roosa taa, hobuseraua kujulise ninakaunistusega. Ja sa üritad sellest end distantseerida. Ja tead, miks sa seda teed? Sest sa häbened ja sa peaksidki häbenema. Õige. Olgu. Sõna, mis mulle pähe tuleb, on debiilne. Olgu, nii et millisest rünnakust ta räägib? Neile, kes ei tea, praeguse seisuga otsib politsei kahtlusalust, kuna üks inimene on surnud ja 16 sai vigastada pärast rünnakut Berliini Pride'i üritusel. Üks naine on surnud. Sellesse üritusele sõitis auto rahva hulka. Samuti teatati, et mitu inimest said rünnakus noahaavu, mis juhtus vahetult enne kella 10 õhtul. Olgu. Politsei sõnul käib praegu tagaotsimine. Ametnikud on avaldanud kahtlusaluse foto, kellel väidetavalt on teadaolevaid seoseid islamistlike ringkondadega, kuid kedagi pole veel vahistatud. Ja ma mõtlen, te olete kindlasti šokeeritud, kui näete, et just see on see foto. Ma mõtlen, kes oleks kunagi arvanud, et see mees näeb just selline välja, eks?
ma mõtlen, kui sa vaatad tema videot, siis eeldaksid, et tegemist on mingi valge kurjategijaga. Ja sellest ma tahangi korraks rääkida, sest terrorirünnak ise on juba südantlõhestav. See on täiesti südantlõhestav. Me kõik vihkame terrorismi, aga me näeme ja teame, et terrorism kasvab teatud ideoloogiate tõttu ja kahjuks pole tegu valge inimesega. Nüüd vaadake seda korraks. Ja ma mõtlen, kas see on Berliini sündmusest? Aga okei, see on siis see rünnak võib-olla oli kell 10 hommikul. Okei, see on siis Pride'i paraad, mis on juba iseenesest problemaatiline. Ma ei arva, et need üritused on vaimselt tervetele inimestele. See näeb välja nagu väga sügavalt tasakaalust väljas ja vaimselt haiged inimesed. Kui minul küsida, siis mitte miski selles ei ole normaalne. Mitte miski selle juures ei tundu terve ega sotsiaalselt normaalne. Mitte miski. See tundub mulle isiklikult väga vale. Mulle see ei meeldi. Mulle ei meeldi need maskid, need veidrad hundi asjad. See lihtsalt tundub paigast ära. Mida sa teed seal taga? Astu eemale. Ei, astu eemale. See on avalik omand. Eks? Sa Marset. Olgu, nüüd. Ma ei tea, millise paraadi osa see on. Ja see on rünnaku video. See oli tehniline video, eks? Olgu. Üritus lõpetati täielikult. Ilmselgelt inimesed paanitsevad terrorismi pärast. Aga ma tahan, et sa vaataksid seda videot korraks, sest ma arvan, et seda me näeme nüüd üha rohkem ja rohkem peavoolumeedias. See on naine. Ihre Kompetenz fühlt sich natürlich vor allen Dingen. Temaga tehakse intervjuud. Kviri kogukond tunneb end loomulikult eelkõige parempoolsete jõudude poolt ohustatuna. See on NTV reporter Doros Taites, kes teeb reportaaži Berliini terrorirünnakust. Ja ta ütleb, enne kui nad teavad, kes ründaja on, ütlevad nad, need on parempoolsed, need on parempoolsed, need on parempoolsed. Ja siis, paar tundi hiljem avalikustatakse see foto. Ja mis te arvate? Need ei ole parempoolsed. Sest see, et parempoolsed on äärmuslased, on vaid fassaad. On täiesti õigustatud, kui inimesed vaatavad geiparaadi videoid, mis on praeguseks jõudnud täiesti äärmusliku tasemeni, tõesti äärmuslikuks ja tahavad sellest rääkida. Kommenteerida seda, mitte olla sellega rahul, arvata, et meie ühiskonnas on midagi probleemset, kui seda tähistatakse. Olgu, see on täiesti õigustatud asi ja ma saan aru, et see paneb inimesi end väga ebamugavalt tundma, aga see on ka osa meie vabadustest. Rääkida asjadest, isegi kui need on vastuolulised ja keerulised, lihtsalt rääkida neist nüansirikkalt. Siiski, mida meedia iga päev kogu aeg rõhutab, on see, et parempoolne vägivald teeb need inimesed ebaturvaliseks. See on parempoolne vägivald, mis teeb need inimesed ebaturvaliseks. Ma ei ütle, et parempoolset vägivalda geide vastu üldse ei eksisteeri. Ma ei ütle seda. Ma ei ütle, sest mõnikord seda juhtub. Aga see on irooniline, et meedia räägib sellest ja sul on see tüdruk, kes kaebab selle üle ja ometi on rünnak on islamisti poolt. Ja mingil hetkel pead endalt küsima, miks see nii on? Miks nad alati tahavad suunata süü teatud grupi peale? Kes on valmis välja ütlema, mis neile ühiskonnas ei meeldi ja keda siis äärmuslasteks tembeldatakse? Kuid tegelikult on vägivaldsed hoopis need, kes kuuluvad nii-öelda geid Palestiina eest liikumisse. Ja nad armastavad. Ja nad seda ja teist, mis on lihtsalt jama. See on jama algusest lõpuni. Need on küsimused, mida me peame esitama. Saad aru, mida ma mõtlen? Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid.